tervist, lahele vaatajad, et oleme siis siin täna jälle kolmekesi ja meil on uus külaline Kaimar Halliste, üks Eesti tulevikulootuseid lohesurfis ja tulime Kaimarile ta bussi külla. Oleme siin ilusal Tallinna lahe vaatega linnahalli kail ja mõtlesime, et küsime Kaimari käest paar küsimust, et kuidas ta nagu lohesurfiga läheb ja mis ta edasi plaanid on ja kuidas ta üldse lohesurfiga on. Tere, tere! Tere, Kaimar! Tere, Kaimar! Kaimar pani esimese advendi puhul meile mõned küünlad ka siin juba lakke. Tuleks nagu romantilisem veits. Vot, cool. Aga Kaimar, nagu me tavaliselt oleme alustanud, siis teeme selle kiire lightning roundi, et küsin su käest 10 küsimust ja sa siis snap vastused kiired. Et lumi või vesi? Vesi. Flat või laine? Laine. Kas balloon või madrats? Balloon. Ja C, delta või hübriid? Hübriid. Surf sõpradega või üksi? Kindlasti sõpradega. Ja kas Saared, Pärnu või Tallinn? Kaks varianti ka olla või? Võid panna kaks muidugi. Esikohal ilmselt Saared ja siis on Tallinn, jah. Ja siis kõige olulisem küsimus, et vuu või no vuu? See on ka siuke so-so. Praegu veel vuu, aga ma arvan varsti enam ei vuuta. Okei. Ja hübriid, kas twin dip laine või siis saapad? Twin dip. Cool, mis midagi on meil? Rohkem vist ei ole. Crazy fun või surf turvaliselt ja chillilt? Crazy fun. Okei, väga. Naljakas on mõelda, et oleks nüüd põhimõtteliselt need küsimused Kaimari eest ise ka ära vastata. Yeah. Me teame teda nii hästi, et on avalikult nii, nagu ütleme, läbipaistev poliitik, et näeme teda teame kõik need vastused ise ka põhimõtteliselt. Näeme teda kogu aeg veebal, siis nagu näed juba ise ära, et millega me tegeleme. Absoluutselt, ja eks ta ju tegelikult seda ikkagi näitab välja ka, kõik need videod ja asjad ju tõestavad seda, milline surfar sa oled. Tegelikult juba teadsime, lihtsalt tahtsime teada, kas ise ka tead, vaata. Aga tead. Cool, aga räägi üldse äkki juba sellest, et kuidas sa lohesurfi juurde jõudsid, et sa tegelikult oled ka ju juba päris pikalt tegelenud siin ikka üle 10 aasta kindlasti. Hakka päris algusest pihta. Päris algusest hakata siis on jah, aastaid päris palju selja taga. Aktiivsemaid selliseid, võib-olla on siuke 4, 5, 6 äkki, aga kõige esimene surfipäev üldse kokkupuude lohesurfiga oli Matsi rannas. Pärnumaa on see vist. Ja seal mu isa nägi esimest korda üldse lohet lendamas ja siis läks selle lohe surfari juurde, siis kui ta kalda peal seal rigas ja isa oli mul siuke leiutaja vend. Siis mõtles, et äkki saab snitti võtta ja siis ise mingisugune asi järgi teha ja siis ta sai aru, et see on natuke liiga keeruline teema. Siuke õmblejate teema rohkem. Aga see oli siis madratsil mitte? Ei, see oli pumbatav, aga see on ikkagist ja nii peene värk, et ühesõnaga seal ta seda esimest korda nägi ja siis ta mõtles endamisi, et kui mina sellega surfama hakka, iseenda kohta siis ütles, et kui mina sellega surfama hakka, siis mu poeg Kaimar kindlasti peab hakkama. Ja siis läkski kuskil, ma arvan, äkki paar kuud mööda ja siis ütles, et näed, et siin konsulteerisin targematega ja öeldi, et praegu on Cabrinha Crossbow 2006 aasta Crossbow, et see on nagu kõige kõvem asi, mida osta saab praegu. Ja ostis varustus ära. Ja pani sind kohe sõitmes, jah? Või proovis ise ka ikka natuke või? No tema lõi need tingimused, jah. Ja siis Pärnust, ma isegi ei mäleta, kes oli, võtsime temalt nii-öelda koolituse. Aga tuult oli ainult nii palju, et sai õppelohet lennutada ja kuivatrenni nagu maa peal teha. Ja esimesed triibud tulidki ise ukerdades seal samas Matsi rannas. Ja põhimõtteliselt esimene kord, nii kui veest välja tõmbas, kuidagi püsisin laua peal. Tuul oli siuke side on, et krüssama ei pidanud. Et sain nagu pooleldi alla tuult minna.
aga ikkagist kaldale see ei toonud mind. Ja sõitsin kuskil 1,5-2 kilti merele välja niimoodi. Ja seal ühe triibuga põhimõtteliselt sain, juba hakkasin toetama ennast vastu lauda ja hakkasin kantima. Aga noh, ühtepidi ainult. Siis lõpuks, kui vette vajusin ja avastasin, kui kaugel ma olen, siis sügasin kukalt, mõtlesin, kuidas paremale poole startida. Aga isa tuli järgi, jah. Ise ma sealt ära ei olekski tundnud. Aga nagu paadiga see? Jaa. Aga ütleme, oli sul siis nagu enne ka mingit nagu sükest merekogemust? Olid sa, noh, ma saan, et isa sul oli paatenit, olid nagu mere peal, olid sul mingi purjetamise tegelenud või ma ei tea, kuidas ma olid lumelaoga või sõitnud, kuidas see seal nagu nii lihtsasti tuli? Veiki olin kuigi palju sõitnud, aga see oli ka võib-olla maksimum 6-7 korda võib-olla. Aga veega kokkupuude oli ikkagi, noh, täitsa nagu olemas on ja et ta nagu, isa ilmselt ju märkas ka seda lohe seal rannas tänu sellele, et ta ise paadiga merel käis ja oli merearmastaja ja see kandus üle ilmselt on ju. Selles mõttes jah, mere peal palju olnud jah, et süke väga kõva kalamees oli mul ise samamoodi, et käisin kaasas kogu aeg ja väga palju üle paadiserva merehaigusest oksendanud, et merel veedet tunde on päris palju. Staaži on palju. Äge on see, et see, kuidas sa ise sõnastasid seda, et isa lõi eeldused, et see on nagu hea näide sellest, kui oluline on see, et me oma lastele annaksime võimalusi erinevaid asju proovida, et seda on väga äge kuulda, et samamoodi oli väga äge vaadata, kuidas Erik Ida isa jookseb ja kõigi lohesid põhimõtteliselt üles annab ja maha võtab ja toetab teda nagu 200% selles asjas, et täiega äge nagu. Jah, see süke vanemate toetus annab nagu päris palju juurde, et siis noh, juba puhtalt selles mõttes, et ega see nagu, kui sa nii-öelda lapsene seda tegema tahad hakata, siis noh, kus sa võtad selle täna mingisugune 2-3 eurot, et sellega nagu pihta hakata. Absoluutselt. See oligi huvitav nüanss, et noh, siis oli krooniaeg. Et see, mis maksis lohe siis ja mis maksab nüüd, see on ikka väga ulme. Et mäletan siiamaani mu isa pani lohe kogu varustuse peale, kasutatud varustuse peale, pani 32 000 krooni. Et siis olid kuupalgad süke 8-9 000 krooni. Et võttis sealt kuskilt kapist kõik raha, mis ta oli kogunud ja ostis mulle varustus, et mina hakkaksin sõitma nagu. See on üliäge. See on päris tõus, jah. Aga kuidas sa nagu neid siis pärast seda esimest triipu, noh, tuli see sulle nagu kergelt või kuidas sa nagu mäletad, et ei olnud sükest, noh, ma mäletan ise, et ma ka alustasin siin esimest korda ka 2008. aastal. Ja noh, seega siis ei olnud nagu lihtne selle lohega, et seal pidid päris palju nagu kukerdama ja ma tean, et paljud inimesed nagu lõid käega, aga ütlesid ka, et ma ei jõua, et noh, see on nagu nii keeruline, on ju. Et kuidas sul nagu... Selle aasta lohed olid, nagu noh, neid ei saagi võrrelda praeguste lohedega, et kui seal ikka tahtsid järsult ümber pöörata, siis oligi nii, et selle käega tõmbad ja sellega teise käega nagu täiesti just lükkad, et siis said sihukese suure megaluubiga ennast ringi pöörata nagu. Praegu võid kõik seda ühe käega teha 2 näpuga kas või. Et eks ikka oli jah, raskem ja keerulisem ja lohed olid nagu nad olid, aga noh, tehnika ja kõik see, kuidas üldse vee peal püsida, see on sama, aga ma ei ütleks, et väga keeruliselt oli, aga noh, jah, kui isa kaldale isa mul järgi oleks tulnud, siis võiks järeldada, et väga lihtne ei ole, siis ma oleks siiamaani seal ulpindist kuskil. Aga sealt edasi progress oli nagu kiire, aeglane? Ma mäletan, et paremale poole stardiga ukerdasin rohkem, et see esimene start vasakule, kui ma minema panin see 2 kilomeetrit, ma sain selle 2 kilomeetriga nagu selle lihasmälu juba niivõrd normaalselt paika, et edaspidi ma nagu sõitsin ka ainult vasakule poole. Ja õppisin krüssama ja kõike seda. Ja siis paremale poole start, see tuli natuke hiljem järgi. Aga jah, see üks triip tegi imesid, jah. See on nagu päris nagu selles mõttes äge story, et nagu sa ühe triibuga saad juba nii hästi käppa, et sul nagu sinnapoole nagu probleemi ei ole ja siis hakkad ainult teisele poole õppima. Nojah, kas just käppa, aga alguses ongi see, et kuidas seda lohet hoiad ja kuidas sa kandid ja toetud sellele, et need põhialgsed asjad, et need tulid küll jah, selle ühe triibuga nagu kätte, jah.
aga meie kõik, kes me nagu rohkem või vähem siin lohesurfi maailmas Eestis nagu orienteerume, teame sind kui nagu ühte Eesti parimat bigerisõitjat, et kuna nagu siuksed nagu kuna esimesed trikid tulid ja kuna sa nagu jõudsid nagu sinnamaale, et saidki aru, et okei, et ma tahan areneda sellisele tasemele, et ma võistleks väga kõrgel tasemel Eestis ja tegelikult me teame, et paljud meist teavad, et su nagu ambitsioonid on ka nagu võistelda maailma tasemel, on ju. Et kuna sa nagu selleni jõudsid? Esimesed trikid, ma arvan, tulid seal triibutamine selge oli võib-olla seal päris selge, seal mingi pärast 3., 4. sessi, 5. võib-olla. Siis pärast seda hakkasid kohe nagu proovima igasuguseid erinevaid asju, sai palju crashitud aga esimesi trikke oli lainest backroll ja kui see esimene kord, kui sa selle backroll ära teed, nagu nii äge tunne, muutud, voo, nii kõva vend oled. Sealt tekkis nagu meeletu motivatsioon. Aga tõsisemalt, kui nagu kaugemale mõelda, siis ma arvan, see ongi tegelikult alles üsna hiljuti tulnud, et ma ei ole kunagi nagu sõitnud siukse teadmisega, et ma tahan olla kuskil väga kõva tegija, kas siis Eestis või välismaal. Aga kuna juba nii palju on tegeletud, siis see on kuidagi loomulikul teel arenenud ja edasi läinud, et nüüd on need nagu teed justkui avatud, et viimase võib-olla 1,5–2 aasta jooksul äkki on see nagu kõige suurem progress olnud. See ambitsioon on nagu ajaga kasvanud, on ju? Mitte ei olnud kohe algusest peale, vaid tuleb ikkagi koos selle arenguga, et... Just. See on ilmselt tervislik ka, niimoodi rahulikult võtta. Aga palju sa nagu ise tunned, et palju sa nagu sugust veeaega saad, ütleme siin hooaja jooksul, et puhtalt selle mõttega, et kui sa ütled, et sa nagu viimase 2 aastaga oled progresseerunud, et mis see siis nagu veetundides tähendab, oled sa mõelnud või seda nagu kuidagi kokku? Otsest nagu rohkem sõitnud, et see progress on nüüd saabunud? Võib-olla ka natuke rohkem sõitnud, aga pigem on see, et Eestis on lohesurf üleüldiselt niivõrd hüppeliselt arenenud ja varustus on arenenud ja kõik see kommuun on arenenud, need, kellega sa sõidad, et see kõik kokku teeb selle nagu terviku. Ja annab selle nagu komplekti arenguks. Et jah, nii ta on. Aga ütleme, kui me jälle tänasesse päeva tuleme, et mis see nagu ütleme siis ambitsioon sul järgmisel paaril hooajal on, et ja näiteks mis on mingid trikid, mida sa nagu praegu õppida kindlasti ära tahad teha ja mis see nagu järgmine tase on sinu? Mida me sinult oodata saame? Paneme nagu külmkapi peale endale märknud. Ja, et siin on, mis see on siis Kite Loop Board Offist räägitud, et kas see hooaeg tuli ära juba? Ära ei ole veel maandunud. Et ühe jala olen sisse saanud ja kõvasti crashinud, aga see on jah, kättevõtmise asi tegelikult, see on kõik peas kinni, et väga suur osa lohesurfist on peas kinni. Et on vaja lihtsalt mõistlikke tingimusi minna tiimiga välja, nii et sul on see turvatunne, et sa ei ole üksi, et spot ei ole mingi eriline sketši spot, kus sa saad proovida ja teha ja lihtsalt teha. Ja eelnev töö ka kindlasti, et sa pead peas selle läbi mängima, sa pead aru saama, mismoodi sa pead lohet liigutama, mismoodi poppima, kõike tegema. Ja kui sul on peas see täiesti selge, siis edasi on ka ainult tee. Siis on ülejäänud on ainult peas kinni. Palju sa nagu ise näiteks visualiseerid neid trikke enne, kui sa lähed ja teed? Ma hästi palju räägitakse sellest, et kui sa lähed, on ju, siis mõtle nagu enda peas läbi ja mõtle, et kuidas sa selle trikki teed ja ära maandud ja jah, Martin Kuuspalu ka rõhutas seda siin suvel, et sa võid YouTube'ist ju vaadata, aga neid asju, kuidas neid tehakse, aga sealt edasi tuleb nagu tegeleda sellega, et oma peas kogu aeg enne magaminekut piltlikult öeldes nagu visualiseerida seda, kuidas sa teed, et sa ei peaks isegi enne vette minekut jälle seda telefoni võtma välja ja vaatama, nagu Karl on mõnikord teinud, vaatab YouTube'is rannas, kuidas see trikk käis, on ju. Ma reaalselt iga kord vaatan mingit trikki, mida ma teada rannas. Vaid, et sul on see juba peas nii palju läbi käinud, et sa juba enam-vähem tead, et mida sa tahad saavutada, et kuidas sina nagu lähened sellele. See on väga oluline, jah. Kõik põhimõtteliselt siuksed keerulisemad
asjad ongi see, et sa oled kõik selle läbi peast teinud. Et mitu korda öösel naine on mind üles ajanud ja öelnud, mida sa tõmbled ja siis mõtled, mis ma siis tõmblesin. Ma tegin seda laid backi, mingi võtsin lauda ära mingi öösel. Kõik see liigutus ja kõik need asjad, need mängid enda peas läbi ja siis see on nagu nii reaalne. Sa nagu saad aimu, mida sa pead selleks tegema, et see ära teha nagu. Et see on väga suur ja tähtis osa progressi juures jah, et enne valmistada ennast ette ja mõelda läbi, kuidas neid asju teha. Ja siin tulevadki abiks väga palju häid videosid, mida saab YouTube'ist. Sealt saab sisendit jah, ja targemate, kõvemate meestele tänu tuleb ka siin anda selle eest, et seda jagatakse, seda infot, kuidas mingeid asju teha. Ja samamoodi jälle tuleb see mängu, et ka need sinu videod, mida sina teed enda õnnestunud millest iganes on. See annab jälle teistele meestele ka inspiratsiooni siin meie tasemel on. Et ma arvan, et see on nagu palju lähedamal sellele, kui me vaatame mingisuguseid kõvemaid sõitjaid, kes on rahvusvahelisel tasemel on. Kui siin Eerik ja sina ja Madis ja teised teevad midagi ägedat ja jagavad seda, et siis inspireerib meid kõiki siin. See on äge, jah. Palju nagu konkreetsemalt kui need kaugelt tulnud mehed. Aga kuidas sul on mingisuguseid valusaid nagu matse ka ja selliseid valusaid õppetundi ka? Või kuidas sa nagu progresseerud? Kas sa pigem progresseerud niimoodi, et sa oled ikkagi üpris alaloidlik, et sa teed asju nagu rahulikult ja siis selliseid valusaid kukkumisi ei ole? Meil on siin näiteid, kus on inimesed, kes progresseeruvad väga kiiresti, aga nagu ka selle läbi saavad haiget tihti, on ju. Või et kuidas sul see nagu siuke õpikõver on ja kas sul on olnud selliseid nagu tõsisemaid vigastusi? See kõik oleneb trikkidest, et kui sa tahad midagi väga kõva asja tahad teha, väga kõva trikki tahad teha, siis ega seal ei saagi tegelikult muud moodi, kui et sa saadki algul haiget. Reach for the night. Eks saab ikka teha teravamaid luupe ja kuidagi natukene ennast teadlikult tagasi hoida, aga haiget saab kindlasti, et ma enda kõige valusamad kukkumised ongi tegelikult tulevadki kite-loopidest, et mis mul on meeles on Kärdla flati peal kunagi, ma arvan, see oli 5 aastat tagasi äkki, isegi 6, kui ma sõitsin RRD-ga ja Kärdla flatil tegin vasakule halsil kite-loopi. Ma ei tea, kas ma viisin lohe liiga madalale või oli seal tuuleauk või liiga vähe tuult. Igal juhul ma crashisin ja nagu külla peale. See ongi kõige hullem, kui sa lohe suhtes oled natukene viltu, siis lohe tõmbab sind külle peale ja veetakistus peatab sind kinni ja lohe keerab trapetsi nurga sulle ribisse sisse ja siis lööb rivi katki. Nii juhtus ka mul. Et see on siuke, mis on nagu meeles. Ja varba luu on läinud katki, see oli lihtsalt kuidagi vastu kivi vist lõin nõrnalt ära, aga siukseid väiksemad asju on ikka ette tulnud, jah. Püsivad meelest. Teevad elu selliseks värviliseks selle lohesurfi. Aga kui vaadata näiteks üks selline sõidukamraad on sul nagu Oliver Kanna, et tema puhul me teame, et tema naudib crashimist, võib-olla isegi crashib rohkem kui õnnestub, on ju, et kas ütle ausalt, sa ka naudid crashimist? Ei naudi, aga mulle meeldib, kui on olemas sellised inimesi, kes crashivad ja näitavad, et tegelikult ei ole selles midagi hullu ja näitavad, et on võimalik ellu jääda pärast crashi ja innustavad proovima igasuguseid hulle asju. Oliver ise ka ju, ma arvan, ta oli äkki isegi oligi üks esimesi, kes hakkas kite-loop board-offi proovima ja crashis. Et
kui selliseid mehi ei oleks, siis meie enda progress oleks ka palju aeglasem, et müts maha nende ees. Absoluutselt nõus ja läbi valu tuleb ju ka areng, et ega me oma mugavustsoonis ei saavuta midagi. No pain, no gain. Täpselt. Kuldsed sõnad. Okei. Aga räägin võib-olla sellistest nagu sinu lemmik surfispotist, et osad meist kindlasti teavad, et su enda koduspot on Vääna. Ja et võib-olla paari sõnaga, et mis see nagu Vääna juures selliseks eriliseks teeb, enda kogemust ma tean, et kui ma ise alustasin kunagi, et siis Vääna oli siuke väga-väga hirmutav. Lahinud on suured ja rahvast on tihti palju, kui on nagu hea tuuled on. Et mina, nüüd ma olen natuke rohkem sõitnud, siis ma nagu õppinud seda nautima, aga tihtipeale, kui sa lähed sinna algajatega või siukaste esimest hooaega sõitjatega, siis on mingi, et laine siiski kuul, et võib-olla vaatan kaldalt või sõidan kuskil nagu rahulikult seal ees on. Aga et mis see nagu Vääna võlu sinu jaoks on? Kas Vääna on su lemmikspot? Jaa, vaieldamatu lemmik. Aga võlu minu arvast ongi see feeling või emotsioon, mis sa sealt saad. Seesama, mis sa ise just ütlesid, et see on võimas ja hirmutav. See ongi see, mis teeb selle vau-efekti, et kui sa sõidad seal nagu mega suure tuulega ja 3-meetrised lainemürakad tulevad vastu, et siis ongi see, et lased poomist lahti, lihtsalt karjud, et see on nagu nii äge lihtsalt. See energia, mis sa sealt saad, see ongi nagu, mis mind võlub lohesurfi juures, et see vau-efekt ja see, et saad keset võimast loodust. Et sellepärast mulle Vääna meeldibki, et seal on suured kikerid, kust saab hästi lendu minna ja nagu väga head tingimused meil siin Eesti spotidega kui võrrelda, siis Vääna on üks väga hea spot, kus pihigeerida. Ilusad siledad lainevahed ja väga lahe koht. Oled sa mingit sarnast spotti leidnud ka nagu välismaal kuskil? Või ütleme, mis oleks nagu, mis sul lemmikspot välismaal oleks? Nüüd Eerikuga käisime Cold Hawaii'l. See oli ka väga ulmeline koht, väga lahe koht. Nagu panekski Väänaga võib-olla samale või äkki isegi nõks kõrgemale. Et seal on jah, samamoodi sile lainevahe, ilusad kikerid, ei murdu ära seal, kus ei ole vaja. Ilusad sellised mäed ja saab kõrgele boostida ja otse sisse kikerisse. No ja ilmselt Cape Town on kindlasti väga kõva koht, seal ma pole veel käinud. Nüüd, kui kõik hästi läheb, siis saab ka sinna minna uue aasta alguses, aga ma arvan, et see on ka üks väga kõvasid spotte, mis mulle kindlasti hakkab meeldima. Aga see Cold Hawaii spot lihtsalt vaatate ja kuulete, see on Taani ja Taani see läänerannik kuskile. Just. Jaa, okei. Seal on vist see Atlandi ookean puhub ilusti sisse ja siis tekivad nagu... Jaa. Mis see spoti päris nimi on? Ma olen sulle vastus olgu, väga keeruline nimetus oli sellele. Okei. Raskem kui Vääna Jeesu on ju? Äkki oli Klittmöller või mingi siuke. Vist oli. Okei. Aga sa ise, kui me räägimegi siin Eerikuga käisite Cold Hawaii'l ja vist täna panid sa üles ka selle Red Bull 2021 entry video. Just. Ilmselgelt su eesmärgid on nagu jõuda sinna. Et kuidas sa kas sa võtad seda kui sellist
nii-öelda kõrvalväljakutset või praegu sa oledki keskendunud sellele, et nii-öelda jõuda siis Googlega välisvõistlustele? Praegu sellist nagu tahan saada, muidu suren, siukest nagu tunnet ei ole. Et ma isegi algul mõtlesin, et ma ei tee seda entry-videot, kuna mul ei ole veel piisavalt klippe. Et siinkohal üleskutse, kes tahab filmida lohesurfi, on oodatud. Anname kaamerad, asjad, tulge filmime. Et me saaks editida teile rohkem ja olla motivatsiooniks. Aga jah, klippe on praegu vähe, et kindlasti selle video põhjal ma sinna sisse ei saa, aga lihtsalt mõtlesin, et teen ära, et siis on tehtud. Ja päris hea edit oli. Mulle meeldib. Eks see King of the Airi puhul isegi kui sisse ei saa, tõmbab sinule tähelepanu, kui nii-öelda see samm üldse, see julgus teha seda, mida tegelikult enamusel ei ole, on ju. Et see võib-olla oligi põhiline, et teeks selle nagu ära, et siis järgmine aasta on nagu palju lihtsam, et saad seda juba korra läbi teinud ja tead, mis sealt oodatakse ja mida sa nagu pead tegema, et seda ka kindlasti, aga eks see toob ka tähelepanu laiemalt sulle tänu sellele julgusele ja sina kui Elevate Kitesi meeskonnasõitja, siis annab see sulle ka nagu plusspunkte jällegi Elevate'i poolt, et sa teed selliseid samme, mis tegelikult ju ei promo ainult mitte sind, olgem ausad, vaid ka sinu lohesponsorit nii-öelda, et see on just ka väga, väga oluline pildis olla nagu kus iganes võimalik, on ju. See viib kaugemale ja kõrgemale niikuinii. Absoluutselt. Aga kui te nüüd lähete, sa mainisid siin ka, et lähete siis Lõuna-Afrikasse, et seal, ma saan aru, te olete päris pikalt, kuskil peaaegu 6 aega või? Võtsime jah praegu piletid 6 ajaks, et eks näis, loodame, et saame minna. Aga see nii-öelda eesmärk seal on lihtsalt ongi oma progressioon või seal, ma tean, et vist koota ajal tehakse seal mingisuguseid teisi võistlusi veel, et kas seal nagu osalemise peale oled mõelnud või? Kui seal tehakse lisaks kotale ka veel mingid võistlused, siis muidugi võtaks hea meelega osa. Aga nagu see eesmärk ja miks sinna üldse minna ongi see, et näeks selle spoti ära, kõige kõvema spoti, nagu nad nimetavad. Et seal sõita ja kui seal 6 aega saab tugevates lohesurfi tingimustes harjutada, siis see progress on nagu meeletu. Ma arvan, selle 6 aega on võimalik siin kui võrrelda meie tingimusi ja Cape Towni, siis ma arvan, selle 6 aega on võimalik teha meie 1,5-aastane progress seal. Et mulle nüüd ma tegin Saaremaale tripi, kus sai ka järjest väga tugevat tuult ja sõidupäevi oli kas 4 või 5 ja ma tundsin, et selle 4-5 päevaga just see, et sa saad järjest sõita, siis su lihasmälu nagu harjub ja sul kaob kartus ära, sa tunned ennast nagu nii vabalt lohetades, et sa hakkad tegema iseenesest juba nagu mingeid asju ja rotatsioone juurde nagu ilma kõhklemata. Kui sa saad järjest sõita, see on nagu, see annab meeletu progressi, et ma tundsingi, et need 4-5 päeva, mis ma saares olin, võrduvad võib-olla siin 1,5 aastaga, mis ma olin varem sõitnud. 4-5 päeva, ma ütleks, et oli selle aasta nagu kõige paremad surfipäevad üldse, et siukene järjest sõitmine tugevates tuuletingimustes, see on nagu väga oluline ja vajalik. Aga kuidas ütleks, et ma ise olen selle peale mõelnud, et nagu Eestis, meil ikkagi läheb siin külmaks, on ju, et kas, ja tegelikult see Eesti nii-öelda ilu ja valu on see, et tuuled just tulevad siis, kui on tavaliselt külmad ilmad, on ju. Et kuidas see nagu, kas see pigem ikkagi vist pärsib seda progressi või et ma olen mõelnud, et ise üritan siin niisugust algaja freestyle'i teha, et ma ei kujuta nagu ette, et ma väga julgeks nagu konksust lahti teha mingisuguseid proovida uusi trikke, et lohe kukub ette, ise kogu aeg oled külma sees, et kuidas sulle nagu tundub, et kas see täpselt samamoodi tegelikult, et need viimased päevad, mis saares oligi, seal sadas rahet ja oli sükene 2 kraadi sooja ja ei olnud tiimiga kaasas, kellega hullata, et
see hoidiski meeletult tagasi tegelikult. Et oleks tahtnud harjutada Kite-Loop board-off'i asju, aga nagu ei tundnud isegi seda mõttesse, et võtaks seal laua ära ja kukuks sinna jääkülma vette ja siis mõtleks, et kas lohe läheb Tail-Loopi või ei lähe, et kedagi kõrval ka ei ole. Et see ilm on nagu väga tähtis. Teine asi on tiim, et tiimiga koos sõita kogu aeg. Aga jah, meie talved on nagu selliste uute asjade harjutamiseks on pigem nagu kehva, et siis olekski hea võimalikult palju reisida, nii palju kui saab, et ja sõita soojemates tingimustes. Sa mainisid seda spoti, kui ma õigesti aru sain, seda spoti tundmist ka on ju, et Cape Townis ennast tunda nagu koduselt on ju, et kui sinna King of the Airile võistlema saada ükskõik, kas siis aasta või 5 pärast vahet ei ole on ju, et siis selle koha tundmine mängib ikkagi ka päris palju rolli on ju. Miks ma seda küsin on see, et me rääksime siin sellest Call the Wise'st, et sina kui Erik Ida mentor olid seal, eks ole, et kui palju sa arvad sellest sõltus, et see koht oli talle ikkagi võõras, kas üldse sõltus tema tulemus sellest? Absoluutselt. Et see, et sa saaks sõita selles spotis eelnevalt, see on nagu väga oluline. Üks asi on need lained võib-olla, mida meil ei ole siin, sellega harjuda. Teine asi on see, et igal spotil on oma nüansid. Et kus see laine, mismoodi murdub, kus on see tuulekoridor kõige parem. Et seda, me oskame kirjeldada selliseid nüansse ainult enda koduspottide kohta, näiteks Kakumäel on ju seal mingi selle jõe suudme ees seal mingi lõik täpselt, et seal on hea föön on ju. Aga kui keegi Joshua Emanuel tuleb siia, siis ta ei tea seda, et sama on meiega, et kui me lähme kuhugi mujale sõitma, siis me ka ei tea seda, et kindlasti on väga oluline, et sõita eelnevalt sellistes spottides. Koduväljaku eelis on ikka olemas. Samamoodi ka Eerikul, et kodutuule eelis. Eerikul ju samamoodi, et kui oleks võib-olla 3-4 sessi saanud seal enne teha, et siis see oleks talle kindlasti suureks abiks, et saaks harjuda spotiga ja tunda ennast nagu paremini. Aga Eerik tegi nagu väga head tööd seal, et sai põhimõtteliselt kõik asjad tehtud, mis ta teha tahtis ja tal jäi väga hea nagu maik selle juures, et kehva oleks, kui sa ei saaks anda endast kõike. Et siis oleks nagu jääks ükene halb maik juurde ja mõtleks, et et ma olen läbi kukkunud, aga Eerikul läks nagu väga hästi, ta sai oma punktid kirja ja tegi oma sooritused hästi ära ja vaja võib-olla lihvida ainult seda, et mõlemal halsil nagu kõike teha. Siin tuleb jälle see spotis sõitmise erisus välja, et igal pool ei ole nii, et kiker on vasakule või kiker on paremale, et siis on vaja mõlemale poole osata, et vastavalt sellele, kus mingi võistlus on, et siis sa oskaks kohe sõita vastavalt sellele olule, mis seal spotis on. Aga kuidas sa nagu kommenteerid, ütleme, Eesti tänast taset, et me teame, et sina ja Erik mõlemad nüüd olete Elevidi tiimi sõitjad, sellest me kindlasti ka nagu veel räägime, aga et kas on nagu, me oleme siin Tõnisega ise arutanud ja mõelnud, et kas on nagu variant, et Eestisse ka tuleks sarnased võistlused, võib-olla mitte kohe samas mastaabis nagu Gold Hawaii on ju, aga et miks me ei võiks Eestis korraldada ikkagi tipptasemel selliseid suuri võistlusi, kus meil osalevad siis maailma tipud pluss siis Eesti, kes sina ja Erik ka, kes te olete tegelikult ka juba ikkagi seal, kui mitte nagu päris tipus, siis uksele koputamas on ju. Et mis sa nagu ise nagu mõtled selle peale, kas sa oled mõelnud selle peale niimoodi? No see oleks väga äge. See oleks kõigile kasulik, ma arvan. Kui oleks keegi tubli, kes haaraks ohjad ja korraldaks sellise asja või kutsuks kedagi siia korraldama ja toetaks ise omalt poolt kuidagi seda korraldust, siis see oleks kõigile kasulik, see oleks meie surfiklubidele kasulik, meie sõitjatele arengule kasulik. See oleks ainult väga-väga hea ja äge. Silmastiku tingimustele Eestis oleks võimalik nii palju panustada, nagu seda on võimalik Cape Townis või seal, kus see Gold Hawaii oli, et on sellised, ütleme, rohkem tuult ja stabiilsem see värk. No ilmselt mitte, aga
aga noh, siin sügiseti on tegelikult päris tuulised meil ka, et saared eriti. Et võib-olla saares äkki leiaks mingi ägeda koha. Seal tulevad puhtalt meretuuled ja on oluliselt tuulisem. Et miks mitte? Jah, ma ise olen ka mõelnud just, et nagu saarte peale, et seal võiks potentsiaali olla, et küsimus on nüüd selles, et nad kas, kui seda korraldada, et kas siis just nagu sellel nädalal või siis nagu puhub on ju. Et ilmselt just see Lõuna-Afrikas ja ilmselt ka seal Taanis on see, et nad teavad, et põhimõtteliselt niisuguse 80% tõenäosusega tuul puhub vähemalt mingil päeval siis ja midagi saab teha. Kuidas meil on natuke rohkem selline, kui joppab, siis joppab. See nii-öelda 48 hour call ja siis nad hakkama lohesi pakkima, aga kui sa tuled kuskilt Venezuelast siia, siis see võib olla keeruline. Aga kas sul korra mõtted tuleb pähe mõni koht ka näiteks Saaremaal, kus oleks tingimused taristu selleks, et saaks sihukest võistlust teha, et KOV-i maailmakaardile kõlab hästi, aga KOV-is tegelikult täna nagu seal on hea küll käia harjutada ja personalrekordeid teha, aga võistlust seal vist tegelikult ei korralda, et kus veel võiks olla variant üldse? Seal ilmselt jääb ruumi natuke väheks, jah, aga kas peab saarlaste käest küsima, nad teavad neid spotte nagu üli hästi. Nüüd see nädal, mis ma seal olin, siis nad ikka mõne saladuse mulle avaldasid, et muidu käivad ise naudivad sellega, aga siis võtsid mind ka kaasa. Karal on üks väga äge spot ja siis on see Pidula on ka väga äge spot, aga jah, Harilaid spotte ikka on, et pigem võib-olla korralduse poole pealt, logistilise poole pealt mõelda, et kus oleks seal ruumi korraldajatel olla ja nagu seda kokku viia, aga sõiduomaduste poolest on nagu spotte väga palju, kus korraldada. Peaks välja valima selle sobiva, kus oleks ka korraldajatel hea olla. Ma arvan, neid selle ikka leiab. Jah, kunagi võiks ju ikkagi seda perspektiivi nagu sihtida ja arendada tõesti, et midagi sellist teha, et ei ole ainult bikiinisurfi kohad, need head kohad, vaid on ka nii-öelda põhjamaist loodust, kui me seda niimoodi võime nimetada oma kodumaal, et jah, ja pluss see, et ikkagi tundub, et Eestis, kui me oleme siin ka rääkinud nagu nii lõuna kui põhjanaabritega, siis see Eesti nii-öelda tuulte suunad ja tugevused on ikkagi nagu suureks eeliseks, et meil siin saab põhimõtteliselt peab iga tuulega sõita. Kui sa võtad siin Läti ja Leedu, siis nad ütlevad, et neil ainult läänekaarti tuuled on ja need ka kõik ei tööta, et selles mõttes meil on nagu vedanud. Peaks seda ära kasutama ja alustama võib-olla natuke väiksemalt, aga just, et siia saada Käbi siis käisin meil Kakumäe King of the Airil ja saada teid kindlasti välismaale sõitma, aga siia Eestisse ka mingisugused huvitavaid välismaa sõitjad, kes tulevad ja ütlevad, kuule tead, käisin Eestis, panin KOV-is tõesti 30 meetrit pluss on ja hüppasin ja on võimalik, et ei pea hüppama ainult Lõuna-Afrikas. Jah, eks see on ka tegelikult nagu hea näide sellest, et võib-olla peakski hakkama siin sellistest võistlustest pihta, mis toob kokku lähiriikide inimesed, et Soome, Läti, Leedu, võib-olla Rootsi ka, võib-olla keegi isegi Venemaa siit poolt lähemalt keegi tuleks võistlema, et hakata midagi vaikselt aretama, kasvatama ja küll see kasvab nii suureks, et hakkavad ka kaugemalt tulema, kui sellel on potentsiaali ja samamoodi peaks, ma arvan, seal Leedus ju need Svenseeles on väga äge surfilinnak välja ehitatud, et käisin ise seal suvel surfamas, ikka väga tuus koht on. See on see, kus hästi palju kämpereid on ja muruplats ja sükene... No seal on püsihooned nüüd ehitatakse kõvasti, sükseid kahekordseid putkasid pannakse püsti ja kämpereid on seal kõvasti ja ühesõnaga räige elu käib, et seal oli võib-olla vees nii palju rahvast kunagi näinud, kui ma seal nägin. Et nemad teevad ju samamoodi oma piigeri võistlused ja kutsuvad
eestlasi osalema. Et kindlasti sinna oleks ka äge meie meestel minna sealt kõik medalid ära korjata ja siis tulevad nemad siia, sest nad tahavad näha, et mis siin on. Ja neile saabki seal rääkida, et, et näed, et meil ongi nagu muid tuuli kui ainult Läänekas. Saab igati pidi trenni teha. Tegelikult siin Leedu, Läti meeste poolt ongi päris hea tagasiside tulnud nüüd viimaste võistluste kohta, et siin isegi käidi ju kohal, et ja öeldi, et väga äge korraldus ja et kindlasti tulevad veel. Nüüd nad on isegi osad suhtlenud edasi ja kutsuvadki ennast nagu sinna, et on nagu meid sinna ka võistlema, et samamoodi, et käiks ja prooviks, võtaks mõõtu. Väga äge. Ilmselt tulevad uutele võistlustele ka siia, ma arvan. Eks nendele saabki ka nagu seda soovitada, et tulge tehke siin trenni ka enne. Et seal teil on palju vähem võimalusi selleks, aga siin on seda nagu palju. Et see on nagu selles mõttes, et ehk siis kui sina räägid, et sina lähed nagu võistlema või tähendab vabandust trenni tegema Cape Towni, sest sinul on siin nagu võimalused nagu, ma ei saa öelda ammendunud, aga lihtsalt need on nagu vähem, sa võtad selle konkreetse kuu aega, teed täiega trenni seal, siis leedukate või lätakate jaoks võiks olla see siia tulek ka juba Cape Towni tuleks, sest siin on juba niivõrd palju rohkem võimalusi, rohkem tuule suundi, millega trenni teha, et tuleb seda perspektiivi vaadata ka, ja sellest neile rääkida, et tulge ja tehke. Nii nagu Käbi ütles, et kus ta Ristnas on käinud kunagi ja üliäge koht oli ja siin neid elamusi on nendele inimestele, kellel seda võimalust mujal ei ole. Aga sellest võib-olla rääkides tegelikult me saamegi tulla järgmise teema juurde, mis kindlasti meid ja siis ka kuulajaid huvitab. Sina ilmselt Eestis oled üks esimesi, kes tegelikult on endale ju surfi bussi või asja ehitanud, kus sa oledki võtnud täitsa nullist ühe siis, kuidas ma ütlen, kauba või siukse furgoonveoki ja selle siia endale kodu teinud. Et võib-olla räägi sellest, et siis tegelikult sina ja Madis ilmselt olete need inimesed, kes on selle trendi käima tõmmanud ja nüüd kõik teevad kas lihtsamaid või keerulisemaid variante sellest. Jah, see on selline väga mõnus võimalus olla mere ääres oma toas, pärast surfi sooja duši all pesta, teha süüa, minna magama hommikul ärgata, minna surfama. Miks mitte? Enne selle bussi ehitamist sa ju käisid ka Lõuna-Euroopas surfamas, tripimas, ma mäletan. Millega sa siis käisid? Ma olen 2 Euroopa trippi teinud sõiduautoga, Passatiga. Boks oli katusel, kõik varustus oli seal. Siis oli telk, mingid gaasipriimused, värgid, 12 volti külmkappa kassis ja siukene nagu wild camping, et see oli päris põnev. Ja nüüd kas ühe korra vist oleme bussiga teinud Euroopas tripi, jah. Aga see mõte tuligi sul põhimõtteliselt sellest, et sa nagu nägid, et sa jäädki tõenäoliselt ikkagi päris palju Euroopas ringi käima, ja tundsid, et nagu mõnusam oleks siis teha seda sellises. Või kus sa nagu jõudsid selline, mis see nagu ajandas seda? Eks see ongi see, et nii palju aega saab looduses veedetud, et mere ääres ja surfata ja siis ongi vaja kohta, kus olla. Siuke auto on nagu ideaalne variant selleks, et teete ühe korra valmis, siis on kulud nii-öelda nulli viidud, et mine kuhu tahad ja hotelli eest maksma ei pea. Nüüd kas või kui saares käisin, et elad autos, kõik on olemas. Mõnus. Aga kuidas sa nagu hindad, kuidas sa nagu vaatad selle peale, et kui teeks nagu, kas sa viitsiks uuesti täna seda tegema hakata või on see ikka selline projekt, et selle tegemise jooksul 3 korda vaatad peeglisse ja küsid enda käest, et miks ma sellega pihta hakkasin? Ütleme nii, et peale vaatad, siis mõtled, et mis siin on. Aga tegelikkuses on nagu, neid nüansse on nagu väga palju ja detaile ja igasuguseid asju, mida on vaja lahendada ja viia ja või. Et põhitöö kõrvalt lihtsalt endale uuesti selline teha ma ei teeks. Aga tegelikult
selliste busside ehitamine on päris põnev. Et kui see olekski su põhitöö ja sa ei pea kiirustama enda põhitöö kõrvalt, et teha mingit bussi ja rapsima, siis põhitööna ainult seda bussiehitust teha, see oleks päris põnev. Ja ma arvan, et ma siin tegelikult olengi mõelnud, et miks mitte, võiks teha. Ja, see on, ma tean, me käisime siin suvel, käisime Ristnas sõitmas ja siis seal oli üks Soome lainelaudurite punt ja nemad käisidki siis ka oma bussiga ja see buss oligi ehitatud Soomes nagu see üks tüüp. See oli tema siis firma poolt ehitatud see buss, tema oli ka seal kas mingisugune disainer või midagi ja täitsa oligi nagu surfibussi mõte ja seda tema ütles, et Soomes nagu turgu on palju ja tegelikult miks mitte ka nagu Eestis või Baltikumis võiks seda turgu tegelikult olla. Eestis on ka tegelikult hüppeliselt see nagu kasvanud, et alguses võib-olla vaadati natuke imelikult või eestlane oli kuidagi natuke liiga mugav selle jaoks, aga nüüd viimase 1,5 aasta jooksul see on nagu väga populaarseks läinud. See matkabusside teema ja kämperite teema, et ja järjest läheb. Sul on tehtud pakkumisi ka, et kuule, et ma panen sulle 20 kilo lauale, et müü ära või kuidas on? Või on küsitud näiteks, et äkki viitsid mulle teha või midagi sellist? Nõu on päris palju küsitud ja võib-olla siuke pool naljaga on öeldud küll, et kui müüma hakkad, et siis anna märku, et ma ostan ära, aga eks sa ilmselt tõenäoliselt annetad selle ikkagi ju Lohela podcastile, et oleks nagu lihtsam intervjuusid teha tulevikus, et see on nagu avalik selline nagu nüüd, kus sa selle välja ütled, siis nagu see on notariaalne nagu see jääb linti, jah? See kokkulepe, suuline kokkulepe, kohtus pädev aga jah, ma olen ka naabrimees, kes nende kämperitega möllab ütles ka, et tänu sellele koroonale on siuke äri käima läinud, et järgmise aasta, mis ta ütles sügiseni nagu saavad mõned inimesed oma uusi masinaid oodata, mida välismaal praegu toodetakse, et need, kes ise ei ehita, et kes tahavad osta endale, kes sellise kulu on nõus, et päris korralik, jah. Aga mis mina tahtsin seoses selle surfibussiga mainida ja küsida oli see, et mõned aastad tagasi, äkki oli see 2017 või hakkasid sa ju esimest trailer sauna ehitama, mida me oleme saanud erinevates lohelaagrites ja mujal üritustel nagu ära kasutada heas mõttes, et sellest sai sul see saunašefide kaubamärgi idee alguse ja sealt on sul see ise tegemise nii-öelda pisik vist käima läinud või sa oled kogu aeg teinud kõiki asju ise või? Sai jah, Sveniga koos tegime selle Leili sauna, aga ma arvan, et ei saanud sealt alguse. Ma olen tegelikult isa kõrvalt juba. Isa oli selline oma kätega tegija ja kuldse kätega mees, et tegi mulle trial paigi ja lohepagi tegi ise mulle ja siiamaani alles. Et ta oli väga kuldsete kätega mees ja ilmselt sealt jäi see mulle külge, et siukene soov nokitseda ja oma kätega nagu teha ja näha seda tulemust, et see on mõnus asi, jah. Sest kui ma vaatan nagu neid inimesi, keda ma tean, kes on neid busse endale ehitanud siin, et siis neil see kipub olema ühine joon, et nad ikkagi tahavad oma kätega asju teha ja mõnevõrra on see nagu eelduseks ka, et igaüks muidugi võib teha ise, pole mingit küsimust, aga lihtsalt tulemused võib olla väga erinev, et mis kvaliteediga ja tulemusega asju keegi teeb, et ma tõenäoliselt arvan, me kõik oskame lage värvida, aga see on selline lambi näide, et mingid asjad tasub lasta teha inimestele, kes seda teevad hästi, et see on nagu, aga see ei tähenda seda, et ma ei julgustaks inimesi asju ise tegema, et selle bussi tegemisel ma arvan nagu pool sellest valemist, sellest rahulolust, mida sa pärast seal seda bussi kasutades seal rannas olles, tuleb ju ka sellest, et sa oled selle ise teinud. Just. Et kui sa oleksid lasknud selle kuskil teha, emotsioon oleks teine. Emotsioon oleks teine, selles mõttes muidugi. Naabelis ütles ka, et tema väga naudib oma 70 000 Fiati kerele tehtud tehases täiesti tehtud karavani,
ja tema ei teeks seda nagu kunagi, on ju, aga mina seevastu just nagu kujutan ette, et ma teeks ise. Ja mitte sellepärast, et raha kokku hoida, vaid lihtsalt, et saada sealt sellest tegemise emotsiooni ka nagu. See pakub väga kaua hiljem nagu seda rahuldust, et selleks peab ikka aastaid mööda minema, et ma tunneks, et ma nüüd teen uue või savi müün maha. Ega sa ka seda ikkagi nagu täna kohe ju ikkagi üle ei anna lohelale, et sa ikkagi kasutad seda veel mõnda aega. Tahaks ja paar kuud kasutada veel. Okei. Ei jah, meil nagu just selles mõttes nagu ma arvan, et Lohele on väga õnnelik, et tegelikult sina ja Madis olete nagu näidanud seda teed, et on võimalik teha endale väga mugav selline ratastel kodu ja sellega käia nii Eestis kui välismaal ja nagu näidata sellist kuidas siis öelda, nagu heas mõttes sellist eluratastel, kus sa saadki siis sõita sinna spotti, nautida päikese loengut ja siis hommikul lohe üles lasta ja minna surfata. See on see vabadus, mida me tegelikult hinges nagu kõik ihkame. See on jah. See on äge, see on väga äge jah tunne. Kõik tahaks ilmselt seda tunda ja aga jah, see ongi. Tehke buss ja mingi reisile kõigel käega. See on ju ka annabki selle vabaduse selle keerulisel ajal, kus me praegu elame, kus me peame ennast viiruse eest kaitsma, annab meile ikkagi palju rohkem seda turvatunnet, kui meil on endal selline kodu, millega me sõidame kuhu iganes, et kui me tahame vahepeal süüa ostma minna, siis jah, seda me saame, sellel hetkel me peame arvestama viiruse levikuga, aga muidu me saame ennast ikkagi võrdlemisi turvaliselt tunda, et ohverdamata seda, et me saame kuskile minna. Et see kodus olemine surfarile on ikkagi tappev. Tänapäeval on ju väga paljudel on tööd ju tegelikult arvutis, et siin kohal julgustakski võib-olla selliseid kontoriinimesi, kes ei pea võib-olla kohal käima kogu aeg, et saavad arvutist teha, siis võtke see samm ja tehke midagi põnevat. Elage vännis või Aagis suvilas või nautige elu ja noorust. Ja need, kes veel ei surfa, võtavad koolituse, et veel rohkem nautida seda vabadust. Bussikoolituse, kuidas bussi ehitada, Kaimar. Bussikoolituse, lohe surfikoolituse, kõik koolitused. Piigierkoolitus. 3 ja 4 koolitust saad bussikoolituse, saad nagu lohesurfi ABC ja saad siis, kui tahad hakata lupi tõmbama, siis näitatakse see ka ette. Ei, väga, ütlegi jah, et see buss on sul väga äge ja kunagi võib-olla võiks sellest ka teha veel lisaepisoodi, saad meil näidata, mis siin sees kõik on. Aga tegelikult üks suur teema, millest me kindlasti nagu ümber ega üle ei saa, on see ikkagi, et sinust sai selle aasta siin paari kuuest või ma ei mäleta, kui kaua aega tagasi Eesti teine tiimisõitja või vist professionaal ei saa öelda, et raha vist ei teeni selle küll või kuidas, ma isegi ei tea, kuidas see on. Palju polka saab öelda, et oled professionaalne loesurfar? Nii ma vist enda kohta ei ütleks. Aga teised las otsustavad selle üle. Aga igal juhul Elevate'i tiimisõitjaks sa said, on ju? Jah. Et räägi võib-olla seda lugu, kuidas see juhtus ja et kas ka nagu kas oli siuke kohe kindel valik või on sulle ka mujalt tehtud mingisuguseid pakkumisi ja kuidas see nagu kõik paika loksus? No selliseid mujalt pakkumisi on olnud küll, aga need ei ole nii ametlikud olnud, kui nüüd Elevate'ilt tuli. Aga Elevate'i lugu oli jah selline, et Robert Prats kirjutas e-maili ja siis me seal vestlesime. Enne seda ma olin juba mõnda aega postitanud videosid, pilte Instagramis ja siis ilmselt seal oli midagi nagu silma jäänud. Ja siis ta kirjutas mulle ja ütles, et ta tahaks Madisega rääkida minust veidi. Siis ma natuke aimasin, mis sealt tulla võib. Ja siis läkski kuskil 1,5 nädalat äkki mööda. Madis ja Andreas
kutsusid mind Nowork Surf Clubi, nemad on siis ametlikud lävide esindajad Eestis. Kutsusid mind vaibale ja ütlesid, et nüüd on nii, et sind tahetakse Eleveidi rahvusvaheliseks sõitjaks. No ja siis ma mõtlesin, et vist ei taha. Ei, tegelikult väga äge jah, muidugi hõiskasin ja ütlesin väga lahe. Ja palgateema, palka kui sellist veel ei saa, aga äkki kunagi saab. Aga Pole ka esmane ilmselt. jah, aga on omad hüved on seal, et mida sisuliselt saab ka rahasse mõõta, aga nii on jah. Okei. Aga mis Elevate nagu sinult ootab, et kas ongi siis see sama selline jätkuvalt enda pildis hoidmine või mis see, kuidas see nagu Põhiliselt on ikkagist või ootakse sul mingeid tulemusi ka võistlustel või kuidas see on, et no eks see kõik on ilus ja hea ja selle eest on ka vastavat ärme sellest räägi aga jah, üldiselt suures pildis see, et ikkagist promoks head asja, mida ma teen hea meelega, et mu eesmärk ei olnud saada kuskile tiimraideriks, ma lihtsalt sõitsin hea kamaga ja nüüd kui olen tiimraider, siis teen seda võib-olla veelgi entusiastlikumalt, et nii on. Põhimõtteliselt ise oled süüdi, et tiimraideriks said. Jah. Tegid seda, mida sult oodati juba enne. See on selles mõttes on see jumalast hea point, et me just Andreas Aasiga ka rääkisime sellest, et kuidas nagu koostööd teha ja kuidas saavutada oma eesmärke nagu pikas plaanis on ja et see ongi see, et tee ole nagu hea, tahtlik ja sõbralik ja tee inimestelt seda, mida sult ei oodata juba ilma midagi vastu saamata. Ja siis põhimõtteliselt hakata saama, et see ei ole võib-olla päris üks-ühele võrreldav nagu niimoodi, aga samas kind of nagu on ka, siis sa hashtag Elevate kaits oli nagu juba ju selle kama kasutama hakkamisest saati kogu aeg sees, on. Et see on nagu minu arust jällegi nagu hea näide sellest, et ükskõik kes meist võib selliseid asju teha ja avastada üks kord ennast sealt samast nii-öelda meeskonnasõitjate rivist. Et tee, mida sa teed, tee hästi ja tee ilma midagi nagu vastu ootamata lihtsalt. Ja siis sa saadki seda, mida sa ei oodanud. Just, tee südamega, jah. Okay. Aga võib-olla nagu räägiks siia, hakkame vaikselt otsiga kokku tõmbama, aga et räägiks siia lõppu ka sellist asja, mis tegelikult mulle ja võib-olla paljudele ka teistele sinu puhul selles mõttes väga positiivselt silma jäänud, et kui siin nagu vaadata vee peal surfamas, siis kõik tuleb sulle nagu hästi loomulikult. Ja ka nagu selles mõttes nagu ma olen kuulnud paljude teiste siin loesurfrite käest, et Kaimar, et ta on üks nagu selliseid kõige kiiremini arenevaid ja dünaamilisi Eesti sõitjad. Et kas sa ise nagu mõelnud selle peale, et millest see tuleb, et kas või see näide Kakumäe foili intsident, kus me nägime, kuidas sa lihtsalt lambist hakkasid selle foiliga sõitma, et lihtsalt võib-olla siuke positiivne motivatsiooni story siin tulevastele loesurfaritele, et kas see on nagu kinni selles, et sa lihtsalt oledki sellega nii palju tegelenud ja selles väga sees või on sul mingid muud eeldused lihtsalt suurt annet ka? Tegelikult mina arvan, et seal tuleb kõik sealt, et sa pead väga tahtma ja armastama seda, mida sa teed. Et kui sulle väga-väga meeldib surfata, siis sa paratamatult ka lõpuks saad sellega hästi hakkama. Et ma ei tea ühtegi inimest, kellele ei meeldi surfata ja ta surfab vastu tahtmist ja siis pusib ja hakkama ei saa. Et tuleb panna oma süda sinna sisse ja nautida seda, mida sa teed. Et siis on ka tulemused ja ei tohi alla anda, jah. Et kui kohe mingi asi ei õnnestu, siis korrata see, nii kuni tuleb.
et tegelikult on, nagu ma ennast ka ütlesin, kui me oleme teinud ära eeltöö ja aru saanud asjadest, mismoodi lohe lendab, mismoodi mingit trikki peab tegema, kui me oleme selle eeltöö ära endale selgeks teinud, siis edasi on vaja ainult teha. Et kui mõtled, et oi, et ma ei saa hakkama, siis see on tegelikult kõik peas kinni. Et sealt võib-olla ka see nii-öelda lööklause, mida mulle meeldib öelda ja teisi sellega motiveerida, et don't think, just do it. Et see ongi, sealt tulebki välja see mõte, et kõik on tegelikult peas kinni. Et inimene suudab teha täpselt nii palju, kui ta suudab fantaseerida asjadest. Et kõik on peas kinni. Kas mingites kohtades muidugi on mõistlik mõelda ja kas või näiteks naisega suheldes on hea enne mõelda, kui öelda on ju. Aga jah, selles mõttes igati nõus, et jällegi sport on nagu hea näide sellest, kuidas me seame endale ise piirid sellega, et me mõtleme üle või paneme need piirid endale kuidagi paika, et mõtleme juba ette, et me ei suuda seda, et piikeer on minu arust nagu parim näide lohesurfis sellest, et inimesed räägivadki sellest ainult, et ma nüüd teen mudaliigat ja ma sealt edasi ei lähegi. Et selleks, et tegelikult sa võib-olla sa isegi teed nalja, aga sa paned tegelikult endale selle piiri paika, et palju lihtsam oleks üldse mitte mõelda selle peale, et Karl on minu arust ka hea näide sellest, et ta nagu teeb freestyle'i ja piikeeri poole pealt ta ei sea endale mingid eesmärke, aga minu arust ta vahepeal ikkagi teeb mingisuguseid asju, mida ta ei oota, ja sellised inimesed on teisi veel, et mõni on isegi sellepärast ju vuu kasutamisest loobunud, et ta on näinud, et vuu pidurdab teda. Just. Et see, et ta kogu aeg on enda peale pahane, et tal ei tule üle 10 meetri, on hoopis nagu devalveeriv sema sellele oskusele, et selles mõttes on see kindlasti nagu tugev oma iva nagu sees, et vähem mõelda ja rohkem teha, et see annab nagu paremaid tulemusi nii trikkide kui kõrguse sihtimisel, et see on minu arust hea point. Absoluutselt, jah. Eestis võib-olla tahakski siinkohal öelda, Timot ma väga pikalt ei tea, aga ma mäletan, kui ta sõitis veel kooriga ja üldse nagu nii hullu ei pannud, kui ta nüüd paneb. Ta on üks selline suur motivaator just selle poole pealt, et don't think too much and just do it. Et ära mõtle üle nagu asju keeruliseks. Et kui sa oled ära visualiseerinud enda peas mingid trikid ja asjad, siis lihtsalt tee seda ja see tulebki välja. Et ta on suureks nagu motivatsiooniks. Mis see Timo perekonna nimi on, et võib-olla vaatajad, kuulajad ei tea, keda Instagramis followida? Timo Toman. Jah, ja Timo puhul vist on, mina teda ka isiklikult ei tunne, aga tema puhul on nagu hea näide ka see, et kui teed ja nii-öelda läheb halvasti, siis live another day, et on ka nagu neid üks kõige sellisem legendaarsem Crashi video Eestist on Timo poolt Väänas, kus ikkagi tõenäoliselt saadi väga palju haiget, aga selle peal nagu väga risti ette ei lööda ja pannakse edasi sama. Ilmselt oli see suur nauding ka ikkagi. Pärast ilmselt tagasi vaadata seda videot, saad öelda, et näed, et tulin sealt eluga välja. Aga vähemalt mees õpib sellest ja me kõik õpime. Et see on selles mõttes kõva, et ma ise olen ka nagu seda näinud ja võib-olla mõnikord ka nagu ise kogenud, et kui sa ikkagi päris valusat haiget saad, siis sellest nagu üle saada, see võtab nagu omajagu julgust. Et sa pead nagu sellest mentaalsest plokist üle olema, et ma sain ikkagi päris hea paugu, aga no kurat, sellepärast ei saa ju nagu püssi nurka visata. Siinkohal ongi hästi oluline analüüsida enda sõitu. Et kui ma crashin näiteks, miks ma crashisin? Et kas ma võtsin natukene vasakat kätt liiga peal või? Et siis ei tohi nii peal hoida, hoian vähem. Et kui ma sellise analüüsi teen peale crash'e, et siis tuleb see nagu areng. Ta ongi kahte sorti inimesi, kes nagu muudku raiuvad ja nad isegi ei mõtle nagu, miks nad crashivad või miks see välja ei tule nagu, aga nagu teevad süsteemselt. Ja teised on sellised, kes nagu analüüsivad,
see on hästi tähtis jah, arengu juures ka. Jah, isegi ilmselt kõik oleme seda kogenud, et sa pead ikkagi nagu nii vee peale minnes, kui nagu vee pealt ära tulles nagu natuke mõtlema selle peale, et mida sa tahad teha ja kui sa ära tuled, siis mõtlema selle peale, et mida sa tegid ja mida sa tegid valesti, et kui sa muidugi on ka inimesed, kellele lihtsalt meeldib nagu tributada või laite vahel hullata, et see on ka okei, aga kui sa tahad nagu, ütleme, just nagu triki progressi, siis ilmselt see on nagu oluline. Siin ongi tegelikult see filmimise nagu mõte tuleb ka hästi välja, et see aitab ka kindlasti progressile hästi kaasa, et sa saad näha, mida sa tegid valesti nagu. Kohe näed viidult ära nagu. Lohe läks natuke seniidist liiga serva, nagu sealt tuli viga. Et kui sa siukseid nüansse nagu tähele paned ja ennast parandad, siis sa saad areneda paremini, kiiremini. Baasvajadus on ikkagi veetunnid, et ilma rohke vees käimiseta on jälle sellest analüüsimisest ka vähe tolku, et käige sõitke rohkem ja siis saate nagu arengut ka kindlasti juurde lisaks sellele kõigele. See on kindel, et ega see ilma nagu lohesurfist paremaks ei saanud. Just. Aga räägime sellest ka, et tegelikult kes su sellised võib-olla iidolid on vale saada, aga eeskujud on nii Eestis kui maailmas. Keda sa nagu jälgid ja kes on need, kes sind ennast panevad siis proovima asju, mida sa võib-olla alguses ei mõelnud? Eestist kui alustada, siis kindlasti need kõrgemal kohal olevad sõitjad nagu Erik ja tegelikult terve tiim. Kõik, kes meil tiimis on, nagu täiustavad üks ühe nurga alt, teine teise nurga alt. Et ilma tiimita sellist arengut kindlasti oleks. Et ülioluline on tiimi tugi ja selline koostöö, see tiimi nagu vaim. Ja kui välismaa peale mõelda, siis üks mu vaieldamatu lemmik on Janek, poolakas. See on see hästi keerulise perekonnanimega mees, Janek Gregosevski. Et ma loodan, et ta saab Kotale ka, saab talle kaasa elada ja näha väga, väga teisel levelil sõidustiili. Et see, mismoodi tema sõidab, see on, mulle ei mahu isegi pähe. Aga ta ei ole, see on tal oleks siis esimene kord Kotale, ta ei ole varem või? Eelmine Kota tal läks untsu, tal oli jala mingisugune trauma, et skydive'is või mis ta seal tegi. Okay. Aga kui me eksida vist on olnud ühe korra kas üle-eelmine või siis veel varem, aga ma pead ei anna. Jah, ma ise olen ka mitte nüüd väga palju, aga kui sa nagu Janeki videos vaatad, siis kui sa nagu ühe hüppega teed seal mingisugune 6 backrolli või 6 frontrolli, siis see tundub päris äge ala. Et täitsa teistmoodi ja mingid Tema on hea näide sellest, et kõik on mõtetes kinni, peas kinni. Et inimvõimetel ei ole piire, et sa suudad visualiseerida enda jaoks mingisugused trikid ja liigutused, siis mine ja harjuta ja tee ja saad hakkama sellega. Aga mis see next level tähendab? Selles mõttes, mida see tähendab teiste nii-öelda varem tuntud nii-öelda nimede konkurentsis? Mina näiteks kõige rohkem alati läbi aastate olen nagu kuulnud Kevin Langerie nime, et ta on põhimõtteliselt nagu kommertssõitja, kes kutsutakse igale lohefestivalile alati esinema ja kõik on nagu juba õnnelikud tema olemasolu üle, aga et mida Janek teistmoodi teeb? Kevin on tõesti vana hea, väga, väga tugev sõitja, väga suurte kogemustega. Et ilmselt Kevinil on kõrgust väga palju rohkem, mida siis hinnataksegi väga tugevalt tegelikult Kotal. Et aga ja võib-olla, ma ei tea, kas tehniliselt kas saab öelda, et ta parem on, aga trikkide keerukus kui selline nagu mitmekülgsus on nagu Janekil on nagu, see on nagu täitsa teine sõidustiil, täitsa teine maailm, mis ta teeb. Et kui Janek nüüd saaks maailmapildil natuke seda promo juurde ja inimesed
harjuks tema näoga, siis ma arvan, tema on teine selline mees, keda kõik armastavad ja keda igale poole kutsutakse ja tahetakse. Äge. Noh, siis peab ta ikkagi Eestisse ka siia saama, ikkagi, mis ta on, poolakas vist on ju. Ja. Ja lähedal tulla tulla ja siia näidata talle Eesti randasid ja muidugi. Eesti lohesurfi. Eestlased on nii palju pidanud kehvasid Poola teid läbi sõitma. Mis tal siis siia nüüd tulla meile küll on? Jaa, õige. Aga veel, et võib-olla mis meil Lohele nagu väga meeldib selline meie siis lohesurfurite selliseid mõtteid anda oma vaatajatele kaasa, et mis on nagu üks siuke asi, mida sina soovitaks kas siis algajale või juba edasinud surfarile, mis on nagu sinu üks siuke mõttetera või idee või isegi võib-olla mingi varustuselement või ei pea ainult üks on, võib rohkem on, et mida sa nagu soovitad Eesti lohesurfaritele, mida me peaksime tegema, et asi läheks paremaks või... Lisaks sellele, et mõtle vähem. Just send it. Keeruline küsimus. Aga ma arvan, et inimesed võiks vähem stressata ja tegeleda rohkem nende asjadega, mis teevad neid õnnelikuks. Et kuidagi väga palju pabistatakse üle ja ollakse selles rutiinses tööle, koju, trenni, elus kinni, et võiks nagu natuke chillimalt võtta ja nautida elu. Et siis oleks ka kõik õnnelikumad ja ei saaks öelda, et eestlane on morn. Aga mis sa arvad ohutusest? Meil on siin sel aastal kuidagi minu arust vähemalt palju rohkem ohutust teemaks olnud, et Püünsis on igast intsidente olnud ja mul siin alles ühe sõber Iirimaal sai surma vee alla jäädes Deathloopides, et siin nagu igast asju juhtub nagu, et kas sa oled rahul selle ohutuse teadlikkuse tasemega või inimesed tegelikult võiks ikkagi selles mõttes natukene rohkem mõelda, et mitte endale piire seada, aga lihtsalt olla nagu pidevalt nagu hoida oma teadvust selles osas nagu ikkagi üleval, et mida teha mingis ohuolukorras ja millal see ohuolukord on, et seda ära tunnetada, et mida peaks surfiklubid tegema paremini üldse näiteks? Mina juurutaks sellist asja nagu quick release'i kasutamist sisse ja seda mitte alles siis, kui sa oled juba deadloopis vee all ja näed, et midagi muud enam aita, vaid juba siis, kui sa näed, et sul lohe hakkab langema veidralt, juba siis tõmba seda quick release'i. Et kui ta on juba seal paar loopi ära teinud, siis on nagu väga väike tõenäosus, et esiteks, kas sa sellel hetkel tuled selle peale, võib-olla sa oled nii paanikas, et sa enam ei tulegi selle quick release'i peale. Või on teine variant see, et lohe on juba nii mitu tiiru teinud, et see quick release ei toimigi enam. Et ma olen ise nagu endasse ka seda juurutanud, et kui ma näen, et juba maandumisel, kohe pärast maandumist näen, et lohe kukub tühjalt alla, siis ma jälgin seda, kas ta läheb endast läbi või noh, kuidas need liinid jäid. Ja nii kui liin on kehvasti, ma tõmbun kohe quick release'i. Et see on minu arust selline asi, mida võiks sisse juurutada iga surfar. Ja teine asi võiks kasutada löökvesti, et see oleks ka ilmselt minul ära hoidnud rivi purunemise. Et algusest ei saa öelda võib-olla, et nojah, võib-olla ka mõtlesin üle, et ta on ebamugav, aga tegelikult need uue disainiga löökvestid, need on tegelikult päris mugavad, et hoopis turvalisem ja mõnusam feeling on ka nagu pärast sõita. Kui oled sellega juba nii-öelda täitsa harjunud, siis teed ka nagu trikke palju julgemalt, et sa tead, et sul ei ole nii valus kukkuda. Ehk siis vastus Karli küsimusele, et mida sa soovitad, ongi see, et võiks julgemalt quick release'i tõmmata selles mõttes, et mitte nii ilmtingimata olla kinni selles, et ma päästan siin oma varustust, mis palju maksis, vaid me ikkagi tahame ju seda varustust edaspidi kasutada ka, et kui me surma saame, siis ei ole seda varustuse kasutajast enam asja, ja teine asi siis see, et kasutada löögivesti ja ikkagi turvalisusele rohkem mõelda. Ja kiiver ka kindlasti. Ja kiiver kindlasti, jah.
ja ma ise nagu mõtlen seda, et kui ma nagu see on ajaga paremaks läinud, aga kui ma mõtlen nagu enda kui ise käisid esimest korda koolitama või koolitusel ja sõitsid, siis see quick release tundus nagu midagi sellist, et siis peab olema nagu kõik maailma asjad nagu niivõrd valesti, kui vähegi valesti saavad olla minna, et siis ma alles tõmban seda, et et lohe siis, vanade lohedega oligi see, et tõenäoliselt lohe oli sul seal liinid olid sassis või kuskil võsas või mis iganes, aga tänaste lohedega need nii-öelda jooksva, mis poom siis jookseb selle liini peal sinust mööda või minema, siis selle lohe üles saamine ka sellel hetkel, kui ta on alla kukkunud ja vette kukkunud ja sa selle poomi enda juurde tagasi tõmbad ja ilusti kõik asjad õieti teed ja uuesti ennast chicken loobiga trapetsiga kinni paned, ei ole enam nii keeruline, et seda ei peaks nagu kartma, et tihti ma nagu näen ka seda nagu algajate surfurite puhul, et kuidagi kardetakse seda quick release'i nagu lahti päästa. Tegelikult see ei ole mitte midagi keerulist. See on, ja see võib väga paljudes olukordades nagu päästa sellisest ebameeldivast või isegi päris nagu hullust olukorrast. Ja samamoodi tegelikult kui lainesurfarid ilmselt teavad seda, ma ise isiklikult ei teadnud, ühe enda lohe ma lõhkusin sellepärast ära Portugalis, et ma ei tõmbanud õigel ajal quick release'i. Et kui on suur murdlaine ja sul isegi ei ole liinid sassis, ei ole vajadust otseselt quick release'i tõmmata, aga kui sul on lohe avatud aknaga vastu lainet ja laine sinna sisse läheb, siis ta vajutab lihtsalt nagu materjali puruks. Aga kui sa tõmbad quick release'i, siis ta on nagu lipp ja laine läheb tast läbi, nii et ta nagu ei lõhu ära. Et igal juhul on quick release'i varasem tõmbamine lohe varustusele nagu sõbralikum ja tervislikum. Sellega seoses tuli mulle veel meelde nagu enda story sellest suvest, kus ka käisime kakkuma sõitmas ja lained olid ka siuksed, ikkagi päris kõva tuul oli seal, et sõitsin küll 12 ruuduse lohega ja lohe kukkus ka alla ja lained hakkasid üle käima ja ma ei tõmmanud õigel ajal quick release'i ja siis kui ma nagu nägin, et nüüd ei olegi midagi teha, et ei tule enam üles ja liinid on sassis, tõmbasin quick release'i, siis üks liin oli juba puruks läinud ja arvake ära, mis liin see oli. Quick release'i liin. See oli quick release'i liin ja siis lohe pani kuhugile randa ära, et siin Laur Peedule shoutout, et võttis mul lohe kinni ja sain teki kätte, et jah, see quick release'i tõmbamine, see on nagu minu arust väga hea point, mis sa Kaimar välja teinud, et ärge kartke seda, enamasti te saate selle lohe kätte ja isegi saate ta uuesti üles. Jääte ise terveks, see on minu arust põhiline nagu, et igasugused asju saab seal pärast juba majandada, et sa õpid selle poomi seal, kui lohe kukub sealt liinide vahelt näiteks läbi, eks ole, sa saad selle poomi seal nagu õiget pidi tagasi sättimise ka selgeks sealt liinide vahelt. Alguses ei saa midagi aru, aga hakkad proovima, tegelikult ei ole midagi keerulist. Et kõik need asjad on nagu pärast on ikkagi tehtavad, kui sa oled veendunud, et sa ise terve oled. Et vahet pole, mis on nagu täpselt toimub, isegi kui see lohe lendab kuhugi niimoodi minema, et natuke midagi katki läheb, olei klapib ära ja läheb elu edasi, et selles mõttes midagi ei juhtu, aga ise oled terve. Just. See on nagu primaarne. Alright. Kuule, aga hakkamegi vaikselt siin otsi kokku tõmbama, et küsime sinu käest siis veel 2 kõige traditsioonilisemat lahele küsimust, et esiteks on sul mõni Eesti või välis, pigem Eesti, siis ma eeldan lohesurfer, kellel sa tahaks sellist triki challenge'it panna, et kes võiks mis triki ära teha. Ei pea üks olema, võid siin mitmele ka paugutada. Ma panen tervele tiimile. No nii. Järgmise aasta jooksul, jah, võiks ikkagist Eerik kindlasti. Mitte ei võiks, vaid peaks. Ja teised võiks. Kite-loop topeltrolliga ja board-offiga teha. See on päris äge trikk. Okei. Kellelegi veel või see... See oligi kogu tiimile, ma sain aru. Aga... Ei, väga hea. Jah, peab pushima. Ei, see on selles mõttes, ma arvan, et see oleks päris tuus näha mingisugusel näiteks ka võistlusel.
kui keegi Eestis niisuguse asja nagu ära paugutab, et absoluutselt. see tõmbaks rahva päris hästi käima, ma arvan. Cool. Right, ja siis viimane küsimus. See on see kurikuulus džinni küsimus, et jällegi leiad siis niisuguse Aladini imelambi, hakkad seda puhastama ja välja tuleb džinn. Džinn on kuri. Ütleb sulle Kaimar, tead, mis nüüd on niisugune lugu. Sul on 2 varianti. A, kas sa ei saa enam kunagi lohe surfata, või B, võtan ära su nii-öelda restaureeritud Mersu ja bussi ja ka Passati ja sa saad ainult elu lõpuni sõita Toyota Yarisega. Kumma sa valid? See ei olnudki nii raske küsimus, kui ma arvasin. Et lohesurfist ma küll loobuda ei taha, et see on asi, mis paneb mind elama ja toob mulle nii palju rõõmu, et võib Yarisega randas käia küll. täitsa vabalt. Võib ka jalgratta ja isegi kui väga vaja on jala käia. Et korraks on küll taandareng, aga need on kõigest asjad. Et sa saad nagu ikkagi need ju selle Mersu jälle kuskilt kätte ja bussi ikkagi siis ehitada jälle uuesti ja veel parema. Nii et nendes halbades asjades võivad ka võimalused peituda. Muidugi. Kuule, aga aitäh sulle, et sa meiega selle intervjuu tegid. Ma arvan, et see oli jällegi väga tore ja minul oli väga, väga lõbus ja tegelikult ma arvan, et me rääkisime siin asjadest, mis on üliolulised, kas või see sama quick release'i teema, et see annab kindlasti Eesti nagu lohesurfi kommuunile palju juurde. Ja ma arvan, et sinust me kindlasti nagu ka tulevikus kuuleme ja nagu me oleme näinud, siis ka oled eeskujuks paljudele sõitjatele. Ilma nägemata kahjuks Instagramis kuidagi käia ei saa, et selles mõttes näeme kindlasti veel. Suur tänu teile ka, et kutsusite ja oli tore. Teeme nii, aga nukid. Ciao. Finally, you would dream where you are now.